Olen sellises kohas nagu Viljandi bussijaam. Et siin lähedal ja ümbruses paistab päris palju antenne. Ja ka seal on. Et sellised antennid on sektorantennid horisontaalselt 0–120 kraadini. Ja kui rääkida 5G-st, mis on kiire tehnoloogia, on 3 põhilist sagedusvahemikku FR1, FR2, FR3. Ja kui vaadata pildi pealt, siis illustratiivselt, et mida see kiirte tehnoloogia tähendab seda. Ja meil on Massive MIMO antennid. Aga mõõdame siis lähemalt, mis siin Viljandi bussijaama parklas ja bussijaama ees toimub, kus igal pool on meil antennid. Et siis selle mõõtja järgi võiks jääda alla 0,6, mis on siis saksa ehitusbioloogide suunistest lähtudes. Et juba praegu on foon üsna kõrge. Et siin toimub korralik küpsetamine. Nii suurt numbrit ma veel avalikus kohas ei ole näinud. Ja siinpool, kus on need bussi peatumiskohad, on foon oluliselt väiksem. Mis on muidugi positiivne. Et parkimisplatsi keskel on enam-vähem sama olukord. Et kõigub päris kõvasti 4, 5, 6, 7 vahele. Ja kui selle mõõtja järgi näitab 10, see tähendab umbes veidi üle 530 000 mikrovati ruutmeetri kohta, mis on juba päris korralik küpsetamine. Ja lihtsalt näiteks, audio näiteks, et see mõõtja läheb põhja kohe, kui ma ta käima panen, aga milline on see müra? Selline on see digitaalne kiirgusmüra. Huvi pärast lähen vaatan ka Selveri taha, et kuidas seal on olukord. Selveri tagaukse juures Jysk ja parkimisplats on tegelikult olukord jällegi päris kehva. Foon on päris kõrge. Et avalikus ruumis tuua kiirgusfoone allapoole, see on juriidiline teema. 2022 aasta Tallinna Tehnikaülikooli aruandes 2022 aastal, mis on siis Siseministeeriumile, soovitati Eestis kehtivad ülikõrged normid kõvasti allapoole tuua. Tänaseni ei ole Siseministeeriumist midagi kuulnud olnud. Võib-olla seal ei töötagi kedagi. Aga nagu ikka, et sinu kodu ei oleks mikrolaineahi ja ka sinu kodus ei oleks madalsageduslikku elektromagnetkiirgust, siis on kodudes, kontorites võimalik teha väga palju erinevaid tehnilisi lahendusi, et kodud, kontorid oleksid puhtad tehislikust elektromagnetkiirgusest.